Enne kaapata ja peale kaapata. Vaadake, mu näppe ka praegu on terve. Kes läheb muidugi? Üks on kohe maha. Nagu Kristega. Aga siis oli ainult üks pandud, järelikult neil ei olnud nii palju. Tõmbas sellega alla. Järgmine päev läksin lõunapaiku, vaatasin, kurat jälle üks üles pannud. Sama plangu. Tõmbas sellega alla. On normaalne tempo või, Martin? Võta natuke maha. Võta maha, jah. Politseinikul on ka kovad. Üks ainult naismiilis. Naised ongi ilusad. Pole ükski mõgist. Ole siin veel rahvas. Nad võtavad sealt välja selle kivi. See ei ole pakid või paleet või igat viia. Ei no selge, nii nagu pärast tundub õige võimalus. Mingi etiketi järgi siis. Pilt on ees, kus tõesti. Seisa Markuse kõrvale, vaata seal, kus see kaameraga on. Seisad sinna, et see on nagu see ala piiratud siia. Ja poole. Teeks nurga. Teeme üks nurga. Mul seisab üks seisab siin, teine seisab seal. Lambad. Mul pole sees. Kellel on vaja? Ütled meile kõik head inimesed, kes te siin olete. Sellepärast, et kui on mingis Võib-olla võtad enda kätte, et mina ei ole veel liige. Mehel kaasa. Selge. Sul on nagu see. Nii, nüüd katsa just enne kui kohi on rääselt siin rääkis. Oi, kes vaja abi vaja. Ja nüüd on niimoodi mine. Võta sealt keskelt. Võta sealt keskmest pulgast ja nüüd. On kinni. oleme täna kogunenud siia, et mälestada 15 aastast tagust valitsuse ämbrisse astumist. Kui riigi valitsus ei taha tunnistada oma vabaduse eest sõdinud sõdureid, nende valatud verd, jäetud elusid, panustavad Punaarmee sõduritele, kes avavad Eestis Eesti Vabariigi veteranide ühenduse liidu, mille eesotsas on endised punaohvitserid, kes saavad riigi poolt rahastuse, aga mehed, kes on võidelnud ja elu andnud, on nende jaoks tühi koht. Tiit Madisson tuleb, räägib meile natukene nüüd esimese süüdlasena, kes siin seda pahandust tegi. Austatud kohale tulnud, head Lihula elanikud. Siin selle koha peal seisis vaprate Isamaa kaitsjatele pühendatud mälestussammas 60 aastat Eesti kaitselahinguist, millega mälestati Eesti meeste vaprust ja visadust Eesti kaitsmisel 1944. aastal. Mälestusmärk, mis püstitati Lihula vallavalitsuse ja sõjaveteranide ühendava Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ühistööna, sai püsti seista vaid 13 päeva.
2. septembri 2004. aasta keskpäeval oli tollane Eesti peaminister Juhan Parts kutsutud USA suursaadik Aldona Sofia Vossi juurde kohvile, kus USA saadik andis Partsile üle soovituse, mille alusel pidi monument viivitamatult olema teisaldatud. Meie sõbrad ei mõistnud meid, nagu põhjendas selgrootu poliitlimukas Eesti peaminister Parts jõhkrat monumendiröövi üldsusele. Muidugi unustas Parts lisamata, et niinimetatud sõbrad, täpsemalt nende juhid, USA president Theodore Delano Roosevelt ja Briti peaminister Winston Churchill kinkisid Balti riigid juba 1942. aasta märtsis punase diktaatori Stalini võimu alla. Seega ei olnud Baltikumi saatus 1945. aasta jaanuaris, kui sõjakoalitsiooni juhid jagasid Euroopat, enam isegi jutuks. Enne Stalinile kingituse tegemist jõuti prügikorvi visata 14. augustil 1941 sõlmitud Atlandi harta nimeline dokument, mis garanteeris sõja ajal iseseisvuse kaotanud riikidele omariikluse taastamise. Poliitikas on ammu kombeks, et väikerahvaste saatus on suurriikidel vaid vahetusrahaks ja mingit sõprust poliitikas ei saa olla, on vaid riiklikud huvid. Võrreldes möödunud aastasaja keskpaigaga ei ole tänapäevane poliitika karvavõrdki eetilisem ega moraalsem. USA ja NSV Liidu Malta kohtumisel 1989. aastal ütles USA tollane president George Bush Sovjeetia peamehele Mihhail Gorbatšovile: me ei taha teile probleeme valmistada, seepärast on kõige õigem, kui Balti riigid jäävad NSV Liidu koosseisu. Ainult jõudu poleks vaja kasutada. Nagu teame, jõudu Leedus ja Lätis 1991. aasta jaanuaris siiski kasutati ja ei mäleta, et sellest erilist tüli oleks tulnud. USA soovitas viivitas Balti riikide tunnustamisega. Julges seda teha alles peale Vene Föderatsiooni. Seega iseseisvusime mitte tänu USA-le, vaid selle kiuste. Tänapäeval loodab Eesti üldsus ja poliitikud NATO-le, et küll meile appi tullakse, mistõttu võib oma naabri kui tahes rängalt sõimata. Paraku ei armastata teavitada, et NATO kaitselepingu 5. paragrahvi järgi peab võimaliku agressiooni ohver vastu pidama 2 kuud, enne kui lääneriikide parlamendid otsustavad, kas lähevad võimaliku agressiooni ohvrile appi või mitte. Asjaolu, et lääne ühiskonnad ei suuda mingisugust vastupanu osutada islami jõulisele pealetungile, ei ole loogiline arvata, et tasutakse võimaliku agressiooni ohvrile mingitki sõjalist abi osutama, eriti kui võimalik agressor omab tuumarelva. Pehmostunud läänelt, niinimetatud meie sõpradelt, võib vaid täisidioot seda oodata. Asjaolu, et meie ladvik ei soovi austada oma kangelasi, sunnib arvama, et enamus ühiskonnast ei ole valmis oma riigi eest välja astuma. Näidaku niinimetatud arvamusküsitlused, mida iganes. Tänan tähelepanu eest. Aga tuleb räägib äkki Jaak Madisson meile natukene nüüd. Aitäh kõik siinviibijad, aitäh eelkõnelejale, peaaegu nimekaimule, Tiidule. Nimed on küll sarnased, kuid tema teod on kordades suuremad olnud, sest et toonase Lihula juhi töö tulemusel sai üldse selline ausammas tehtud. Kui Tiit mainis siin päris poliitikat, et kes on sõbrad ja kus on huvid, siis loomulikult inimestele meeldib uskuda, et kui perekonnas on sõbrad ja sugulased on sõbrad, siis ka riigid on sõbrad. Et Saksamaa on meie sõber,
paljud usuvad, et Venemaa võib olla meie sõber, paljud arvavad, et Läti on meie suurim sõber, kuid ükskõik mis ajajärgul alati on olnud riikidel eelkõige iseenda huvid ja siis teiste huvid, kui need huvid kattuvad kokku. Ja samas seda ei saa ette heita. See ongi paratamatu reaalsus, me oleme alati niimoodi elanud, aga me peame ka sellega arvestama, kui me teeme otsuseid. Kui me tuletame meelde, mis toimus 15 aastat tagasi, siis võib-olla saaks keegi natukenegi aru toonase valitsuse käitumisest, kui me ei oleks olnud juba niivõrd ihaldatud Euroopa Liidu või NATO liikmesriik. Võib-olla tõesti siis oleks olnud see väikene oht, et mine tea, mida küll siis nii-öelda suured sõbrad küll jutumärkides arvavad või ütlevad, kuid me ju olime juba nii NATO liikmesriik kui Euroopa Liidu liikmesriik. Kas tõesti arvas keegi toonases Eesti valitsuses, olgu selleks siseminister härra Leivo või peaminister härra Parts, et nüüd, kui see sammas siia püsti jääb, siis visatakse meid päevapealt välja, nii NATO-st kui Euroopa Liidust. See ei lähe eriti kooskõlla selle poliitilise reaalsusega, kus me peame mängima igapäevaselt. Kui 80 aastat tagasi algas teine maailmasõda, mille üritused on täna toimunud suuresti Poolas, siis tasub ka meenutada, et mis viis üldse selle olukorrani, kus paljudel Eesti meestel oli ka variant ainult selga panna Saksa munder. Ma arvan, et meil kõigil on sugulasi, esiisasid, vanaisasid, vana-vanaisasid, kelle perekonnast mindigi sõtta Saksa mundriga. Sest paratamatult, kui sul on hävitatud iseseisev kaitsevõime, sul pole iseseisvat relvastust, sul pole mitte ühtegi nii-öelda liitlast, siis sa võtad seda, mis võtta on, ja lähed maha lööma seda, kes on suurem vaenlane. Toonase hetkel oli see bolševism. Seetõttu see kõik jõudis selle hetkeni tänu sellele, et toonased nii-öelda endised verivaenlased leppisid kokku kahe vahel, et hea mõte on ikkagi jagada Ida-Euroopa ära. Me räägime Saksamaast ja Nõukogude Liidust. Me elasime selles hetkes, kus kõik ülejäänud riigid vaatasid pealt ja lootsid äkki läheb üle. Nii britid, ameeriklased, prantslased. Ja see kõik sai eskaleeruda tänu sellele, et mitte ühelgi riigil polnud niivõrd palju piisavalt julgust ja pealehakkamist, et selle asjale piir panna. Ja lõpuks kõik vaatasid rahulikult pealt, et tühja need väikeriigid. Las minna, sest et siis me hoiame vähemalt rahu suurriikide vahel. Petta said. Igati sai petta. Võib-olla kui siin meenutada ainukesi, kes on tõesti olnud nii-öelda, võib öelda isegi sõbralikult liitlased meiega, meie piirkonna julgeoleku tagamisel on olnud Soome. Soome oli ainuke riik, kes ei löönud verest välja, et minna mitmekümnekordse vaenlase vastu talvesõtta. See oli riik, kes suudis näidata, et võib olla iseseisev kaitsevõime, sõltumata ühestki teist riigist. Ja kui me vaatame ka tänast poliitilist reaalsust, siis loomulikult poliitiline fakt on see, et me oleme NATO liikmesriik, samal ajal tuleb näha ka ohtusid. Tuleb näha ka seda ohtu, et NATO artikkel 5 rakendub ainult siis kollektiivselt, kui kõik liikmesriigid annavad selleks heakskiidu. Sealhulgas Türgi ja Kreeka, kes omavahel on konfliktis. Sealhulgas Itaalia, kes mitte ealeski, ma ei usu ealeski, tahab panna ohtu majandussuhteid Venemaaga. Või Saksamaa, kes elab oma mugavat elu ainult tänu Vene gaasile. Elame reaalsuses. Meil saavad olla otsesed liitlassuhted, kui huvid kattuvad. Aga me ei saa rääkida suurest abielust, kus valitseb armastus. Armastust ei ole ega tule. Ja seetõttu minu sõnum on see, et kui käiaks iga aasta 9. mail kummardamas ja panemas pärgasid Punaarmee sõduri juurde, kui tõesti lapselapsed tahavad mälestada oma vanaisa, neil on see õigus olemas. Me ei saa seda iseenesest ette heita. Aga samal ajal mind väga häirib see, kui minnakse panema Eesti kaitseväe ohvitseri poolt pärga Punaarmee sõduri jalamile, sest sellega me kummardame iseenda vaenlast. Ja sellisel juhul on ka meil igasugune õigus mälestada iga aasta neid sõdureid, kes langesid Sinimägedes, tänu kellele said 10 000 Eesti inimesed, naised ja lapsed põgeneda teistesse riikidesse ja pääsesid okupatsiooni verevalamise eest. Selleks on meil igasugune õigus. Ja ma siiralt loodan, et ka rohkematel poliitikatel on selleks julgust. Palju neid inimesi küll pole, kes käivad nendel üritustel, aga ehk uus generatsioon ja uus põlvkond suudab muuta ka natukene mõttemaailma ja alla suruda siiamaani meie sees elavad bolševistid,
ja suurema Jumala kummardajad. Aitäh teile kõigile ja elagu Eesti! Järgmise sõnavõttu anname härra Alar Lanemannile. Tere õhtust, head sõbrad! Ma oleks tegelikult tahtnud rääkida hoopis tulevikust. Kui EKRE Pärnu juhatuses öeldi, et läheme üritusele ja Lihula mehed ütlesid, et igaüks peab ütlema seda, mis ta tol hetkel tunneb, siis need mõtted oli palju ja ma jagaks neid teiega. Esiteks sõjas on niimoodi, et kui lahing lõpeb, siis vaadatakse, et omasid ei jää väljale ja kui sõda on läbi, siis maetakse oma hukkunud, jäädvustatakse nende mälestus, vahetatakse vangid ja proovitakse eluga edasi minna. Aga meil on natuke kurb lugu selle mälestusega selles, et suur osa Eesti meestest, kes teises maailmasõjas relva kandsid, neid nagu ei olekski olemas. Et minul on selline tunne, et nemad nagu ei olegi seda lõpetanud. Et me nagu häbeneme. Ja me häbeneme niimoodi, et me hindame tollaseid sündmusi tänase mõõdupuu järgi. Suur osa nendest meestest ju sõdisid järgides Uluotsa kutset, mis oli täiesti seaduslik. Mis on see sõnum täna poistele, kes relva kannavad? Kui sa lähed relva kandes lahingusse, ole valmis, et aastaid hiljem sinu tegu võidakse hinnata kuritegelikuks. See on ju nii. Aga tulevikuga on see asi seotud sellepärast, et kui meie tahame nagu ühe tüki oma poegadest, oma rahvast nagu maha kustutada, siis minu arust on suur šanss, et see teema jääbki meid lõhestama. Tänapäeval, kus kõik räägivad, et oleme leplikud ja mõistvad ja liidame ühtseks. See on konkreetne näide, kus tuleb vaadata ajaloole nii, nagu ta oli. See on toimunud. Mehed, kes sõduritena oma kohust täitsid lõpuni, nendele tuleb au anda. Ja kui keegi meie esindajatest välismaal, eriti diplomaatide hulgas, mul on tunne, on see väga populaarne, kurdavad, et neil on raske seletada, siis neile tahaks öelda, et see ongi teie töö. Ja kui te hakkama ei saa, las tuleb keegi parem, kes seda tööd teeb. Kui see töö teile ei ole jõukohane. See on teie kohus. Kõikide rahvaste ajalood on erinevad. Ja nii see on. Kui sa hakkama, mine ära. Et kui see ajaloo asi klaariks ei saa, või me väga lihtsas keeles rääkida, siis minul ei ole julgust väita, et kui tulevad mingid muud halvad sündmused, ega ajalugu ei ole ju lõppenud. Uued ajad, uued jamad, me kõik teame seda. Siis kus on meil see kindlus, et need, kes tahavad oma riiki kaitsta, julgevad seda teha, ilma et neid hiljem süüdistatakse. Tänu nendele meestele, kes seal oma kohust täitsid lõpuni, pääsesid paljud ju vabasse maailma ja võib ju imestada, milline pidi olema see kurjus, mis Nõukogude võim siin lühikese aja jooksul Eestist tegi, et Eesti mehed läksid ühes rivis koos oma aastasadade jooksul vihatuks muutunud vaenlasega. Aga me kõik teame, et mõnikord on olukord, kus vaenlase vaenlane on su sõber. Ja mõnikord on olukord, kus sul on vaja tegutseda ja mõtled hiljem. Nii et see emotsionaalne laeng, seadusliku valitsuse kutse ja kõik see on meie ajaloos toimunud. Ja me oleksime rahvana ikka natukesed kehvakesed, kui me ei suudaks nagu selliseid asju enda jaoks selgeks teha, seda aktsepteerida ja edasi minna, sest ega tulevikustormid tulemata ei jää. Soovin kõigil teil jõudu tänu nendele, kes selle väga raske teemaga tegelikult tegelevad ja elagu Eesti. Tegime Lääneranna volikogule, või tähendab, viisime otse
vallavanemale avalduse, et tahame kivi paika panna. Meil oli, istusime seal vallamajas, esimene emotsioon oli väga positiivne. Noh, tundus niimoodi, et kivi ongi juba paigas. Aga noh, võtame aega, küsime kohalikult rahvalt, mida nemad arvavad, sest et volikogu see vallavanem ütles, et kui nüüd midagi läheb valesti, siis esmakannatajad on Lihula elanikud. Sest võttes 15 aastat tagasi, mis siin toimus, kuidas see kivi ära viidi, et lapsi üle kuulama ei hakataks jälle, et ei korduks seda sama jama. Oli ära esimene istung, kuhu see torgati vahele. Sealt tuli umbes selline jutt, miks on kivil kiri 1940, kui sõda algas 41. Mina arvustan, sellel inimesel on, ma võin välja öelda, seltsimees Maruste, kes vist ei tea Eesti ajalugu või tähendab, ütleme, et Eesti Vabariik okupeeriti 40. aastal. Mehed läksid metsa, mitte ainult mehed, ka naised. Vastavad organid, kes siia tulid, hakkasid tegema oma jubedat tapatööd. Siis algas sõda. Oli teada juba, et sõda algab, sest Poola oli ju jagatud ja käärimine käis. Ja nii nagu Saksa väed sisse jõudsid, nii astusid need samad mehed, kes olid võtnud osa suvesõjas juba oma kaitsesse, idapataljonidesse. Ja noh, tahtmata pandi selga, mitte küll Waffen-SS-i vorm, aga anti välja Läti vorme, eestlased olid oma vormis. No ütleme nagu segavormid, nagu Kaitseliit meie teise vabariigi alguses. Erinevad relvad, jahipüssid, vintpüssid, noh, mida kätte saadi. Saksa riik ei andnud veel varustust, sellepärast, et tal ei olnud usku. Ja kui eestlasi sattus natukene ühte kohta rohkem, siis kindlasti saadeti nad laiali ühele poole, teisele poole, et jumala eest, et ei tekiks nagu seda oma väge või noh, ütleme suuremat üksust, kes võib hakata neile vastu. No ja kui me paneksime nüüd 41 siia, siis me nagu nende meeste võitluse, kes olid 40. metsas ja kõik, et nende tehtud töö me jätame siis nagu kõrvale. 28. august 42 anti välja korraldus moodustada Eesti Leegion. See on nüüd siis see vorm, millega siis Eesti Leegionis võideldi. Alguses olid lõtmete peal, ei olnud kättmõõgaga, ei olnud ka SS-i, sellepärast et SS oli väga privileegitud märk, mis anti ainult teatud rahvale. Narva pataljon läks Ukrainasse, mida tegelikult lubati, et Eesti Leegion jääb võitlema ainult Eesti pinnale. Oli selge, et nii head väljaõpet nagu Haidelaageris anti 6 kuud, et eliitväeosa põhimõtteliselt, parima väljaõppega mehed. Üks Saksa suur ohvitser ütles, et minu käel on olnud igasuguseid, aga selliseid röövleid nagu eestlasi ma näen esimest korda. See ütles juba kõik ära, et selliseid mehi oli väga vähe. Ja Eestis lõppes sõda 44, kui võeti ära, viimane ots võeti ära Saaremaa. Saaremaal veel tegelikult Eesti Leegionit ei võitlenud, 70 lennuväe abiteenistust flakkidega toodi Saaremaale, aga need viidi väga ruttu ära. Ja seal oli ikkagi, noh, ütleme siis laskurkorpus, Punaväemaa. Kusjuures jällegi võtame nüüd sõja seisukohast, kui tehti vintridessant ja eestlased, venelased loopisid Eesti sõjamehi lihtsalt, noh, oli, et lähevad sinna vintridessant, võtavad relvad, lähevad vette oktoobrikuu ja ründavad siis sakslased külje pealt, noh, dessant nagu ikka. Kaatril, kus nad sõitsid, olid Vene sõjaväelased, seal on loomekohad, esimene või kolmas nii-öelda on 1,5 kilomeetrit rannast. Vahepeal on 3 meetrit veesügavust. Kahurid, miinipildujad lükati vette, eestlased peksti kõik järgi. Ja üle 400 mehe ulpis seal meres
sakslane tõmbas tule peale, kaatrid panid ruttu minema ja mehed olid seal öösel vees, külmas vees, oktoobrikuu. Kui valgeks läks ja sakslased said aru, et vees on eestlased, jäeti tuli, mindi paadiga, korjati kõik välja, viidi ranna, kuivatati, söödeti, joodeti, pandi laeva, saadeti Kuramaale ära. Mis oleks venelane teinud selliste meestega. Ja nüüd siis 45. 45 on siis see, et muidugi vabadusvõitlus kestis edasi, kuni tuli uuesti Eesti Vabariik. Otto Tiefi valitsus oli ju lõpuni, muidugi vahetusid ministrid seal eksiilis, aga 45 on sellepärast, et siis ametlikult sai läbi teine maailmasõda. Ja selline lootus, et Eesti uuesti vabaks saab Saksa, ütleme kas siis Saksa abiga või loodeti inglaste abi, et äkki ikkagi lääne pool tehakse separaatne rahu läänepoolse Ameerika ja Inglise valitsusega, kuigi keegi ju ei teadnud, et inglased olid maha müünud Balti riigid juba enne Molotov-Ribbentropi pakti. Tehti pakt Prantsusmaa, Inglismaa ja venelaste vahel, kus jagati ära Euroopa, kuidas 4 rinnet moodustada, kuidas inglane pidi ära võtma Norra, Rootsi, venelane Soome, allapoole Kreekat, kõik, ja siis läänest tuleb Prantsusmaa. Õnneks võeti sakslaste poolt see lennuk alla, kus olid dokumendid peal. See kõik on raamatus Soome suure sõja tormis või ma nüüd täpselt ei tea, Mannerheimi dokumentides ühesõnaga. Ja sakslane läks ennem Norrasse, nii et inglaste suur dessant Norrasse tegelikult oli Norra anastamine, okupeerimine, aga sakslased olid ees. No see selleks. Ja kuna siis 45 lõppes siis ametlikult sõda, siis mehed jäid ju metsa suures lootuses nii-öelda, et vabadusvõitlust oli näha, et need hordidena siia tulid. Maa võeti käest, inimesed lükati taludest välja, Saaremaa tehti põhimõtteliselt Sõrvesäär tehti puhtaks, kõik saadeti minema. Peremehetses ja vägivallatses Nõukogude armee. Et kui nüüd panna siia 44, siis ma arvan, et see 44 ei oleks veel õige, et 41. 44. Nii et vabadusvõitlus käis ju ka peale seda edasi 45. Ja kui enam ametlikku sõda ei olnud, siis lihtsalt me ei saa edasi panna seda meie ei saa. Leo Tammiksaare poolt nagu öeldud, miks on selline aastaarv siin. Ja kuna ikkagi vallas nagu ei ole nagu see meeltmööda, siis ma ütlen nagu valla poole ütleks nagu need sõnad, et minge käige ringi Eesti surnuaedades. Meil oli nüüd leegionipäeva tähistamine Saaremaal, Kudapea surnuajal, seisab Vene sõdur, Vene relv käes, Vene vormis surnuajas. All on kiri päästjatele, tänu päästjatele. Ja aastaarv on 41–45. Milline sõda küll 45. Saaremaal käis, äkki see seltsimees Maruste teab, meie ei tea seda. Ja mitte ainult Saaremaal, ka teistes kohtades on väga palju, kus on Vene vormis neid ausambaid Vene sõduritele. Teine argument oli veel, mis nad ütlesid, et sellel ausambal või ütleme sellel otseselt nagu selles vormis mehel ei ole selle surnuajaga mingit seost. Ja surnuaeda on maetud 3 meest, kes on kandnud seda vormi. 2 olid Leegionis ja 1 oli Soome poiss. Soome poisid toodi ka ja viidi Emajõe alla. Ja need olid ka niivõrd tigedad erilased, et sakslased austasid neid. Et mehed teadsid, et seal oli, kas sakslased saadavad neid laagrisse, kuna nad olid desertöörid, või venelane tuleb tapab ära, neil oli ainult anda endast kõik. Eks need põhjused võiks veel ette tuua, miks võiks see ausammas siin olla, aga kuna nüüd on see, et viimane volikogu oli ära ja minule kui taotluse esitajale nad isegi suvatse vastata. Nad valetavad televisioonis, et nad on minuga ühendust võtnud. Me oleme arutanud kõike, ei ole, peale seda vallavolikogu ei ole minuga keegi ühendust võtnud ja me ei ole arutanud mitte ühte sõna. Et hea tahte märgiks mina ütlesin, et mina olen nõus nendega rääkima, arutama ja et leiame kokkuleppe. Aga nüüd me mõtlesime, et me jätame selle koha rahule. Et ei oleks enam seda aasimist, et siia, sinna, kolmandasse kohta.
me paneme selle niikuinii üles. Paneme seaduslikult, paneme eramaale ja mitte keegi ei köhi selle peale. Ja muidugi mul oli kõne ette valmistunud, nüüd ma rääkisin teile midagi muud, aga ma tahaks teile lugeda katkendi Miina Härma luuletusest. Tegelikult see luuletuse pealkiri on jõuludest, aga valged jõulud, aga kui te peaksite aru saama, kui ma vabandan ette, et minu dikteerimisoskus võib-olla on hea, aga kirjutab siis niimoodi. Astun vaikselt jõululumist rada üle kannatatnud kodumaa. Igal lävel tahaks kummardada. Ükski maja pole leinata. Vihasäde hõõgub muretuhas, nördimuse kalk, valus, hell meel. Ikka mõtlen neile, kes siit viidi, taeva poole karjub nende äng. Nagu oleksime kõik, kes süüdi, et neil puudub, meil on söök ja säng. Mõte on nendele meestele, et nad ongi praegu ju põhimõtteliselt ilma sängita. Lükata, tõugata. Ühe asja ütlen teile veel. Poolas on üks väga hea kamraad meil, Jacek Tšeletski, kes kaevab välja Eesti mehi Sileesias, hukkunud Eesti mehi. Neid oli üle 200, kui ta pakkus Eesti valitsusele, et tulge viige oma pojad koju. Eesti valitsus ei teinud väljagi. Need on maetud Poolas Saksa sõjaväe kangelaskalmistule. Nende ees kannab hoolt seal Saksa sõjavägi. Eesti valitsusel ei ole midagi sellest. Et niimoodi hindab siis Eesti valitsus oma poegi. Pikk jutt. Anname siis 2 sõna ka veel. Need inimesed, kes täna räägivad, et Eestis pole elu kunagi nii hea olnud, peaksid olema siin samamoodi pärgadega, nii nagu 9. mail käiakse Aljošat kummardamas. See on häbiväärne, et meie juhtidel ei ole nii palju julgust, et kummarduda ka nende meeste ees, kes andsid oma elu, mis on teatavasti kõige kallim igale inimesele, andsid oma elu vaba, iseseisva Eesti eest. Ja nad panid selga selle mundri, mis oli teispool rindejoont, sest neil ei olnud muud võimalust. Mis nad pidid siis minema tööpükstes või? Ja küll nii mõnigi mees läks tööpükstes metsa, et seista vaba Eesti eest. Au ja kiitus, mälestus igavene nendele poegadele, kes andsid oma elud. Ja kui te ei tea, kuidas käituda või kuidas otsustada ja kus osaleda või mitte osaleda, siis mina mõtlen alati nii. Ma panen ennast sellesse olukorda, kus oli võib-olla nende meeste ema, õde, abikaasa. Kas nemad oleks salganud oma Eesti mehi maha või häbenenud tulla selle mälestusmärgi mälestusüritusele? Kindlasti mitte. Igavene mälestus ja au Eesti poegadele. Tuli üks hea mõte, et kes on võimelised, jah, sinna Lihula parki,
et kes on võimelised kolonnis käima, teeme tõrvikutega sellise väikse rongkäigu või siis rongkäik on nagu on. Et ja kes siin on ka inimesi võib-olla, kes ei jõua käia seda maad ära, et siis võib autodega sinna minna. Valge buss ka, reetauto. Ja. Et lähme sinna, kusjuures meil on juhuslikult 2 pärga võetud, tundub, et see juhuslik oli kohe väga hea. Ja paneme siis sinna ka. Lõpetuseks tahaks öelda, et meie klubil on 2 diviisi. Üks on truuks jääme Isamaale ja teine on minu au on truudus. Truuks jääme Isamaale. Nii hädiselt, kui saab veel öelda. Eine lange Nacht, weil wir alte Kameraden sind. Freunde, heute wird einer drauf gemacht, weil wir wieder beieinander stehen. Heute kommen sie von nah und fern, unsere alten Kameraden her. Hoch sollen sie leben, beim Saft der Reben, darauf freuen wir uns sehr. Singt und lacht durch die ganze Nacht, denn wir haben lang uns nicht gesehen. Singt und lacht, bis der Tag erwacht, weil wir immer zueinander stehen. Freud und Leid, alles wird geteilt, und wir sind doch füreinander da. Denn wir sind Freunde, gute alte Freunde, Freunde, eines ist doch klar. Wahre Freundschaft gibt's nicht oft auf dieser Welt. Wahre Freundschaft ist das Einzige, was zählt. Wahre Freundschaft, echte Freundschaft ist doch viel mehr wert. Ja, et vähemalt siia ei keelata tulla, et see on neid langenuid või ütleme siis, neid nad lubavad mälestada. Meil on plaanis siia kõrvale, sinna poole, lipu poole, originaalkuju või see mälestuskivi ära tuua sealt lagedilt. Üritame hakata nüüd teiselt tasandilt, me ei hakka enam vallaga siin asju ajama. Teeme eelnõu, teeme Riigikogule kohe, et tunnistada need teises vabadussõjas. Tähendab teine maailmasõja osa Eestis vabadussõjaks, teiseks vabadussõjaks ja võidelnud mehed vabadusvõitlejateks. Täpselt õige. Hakkame saatma kas või iga nädal neile kogu aeg neid kirju. Et kui me saame selle tehtud, siis ma tahan näha, kes keelab selle kivi siia panna. Ja kaheksis näeme. Aga nüüd teeme veel üks panna. Kuule, ütle ka paari aastala. Suur tänu teile kõigepealt Eesti Neegeni sõprade klubile, kes selle tänase ürituse korraldas ja 15 aasta taguseid sündmusi mälestama tuli. Ja suur tänu nendele meestele, kelle auks on see vabadussammas püstitatud ja suur tänu nendele meestele, kes teises vabadussõjas oma elu andsid Eesti vabadusega. Selline plaan, nagu klubi juhataja rääkis, on ringelnud ka vallavolikogu tagatubadest, kui nii võib öelda, ja vallavalitsus on seda arutatud, et see park siin võiks olla Vabaduspargi nime all. Ja
kuna praegu käib konkurss Lihula peatänava. Aga mina tahaks nende meeste kõrval meenutada ja mälestada ka neid naisi, kes pärast eriti seda teist sõda jäid üksinda oma lastega ja kasvatasid neist need, kes selle Eesti Vabariigi taastasid. Nii et ärgem unustagem Eesti emasid, kes on kasvatanud meid kõiki. Aitäh teile! Ja meie pisikesele maalapile, mis on ainult meie oma. Neid mehi peab tõesti austama ja mälestama. Ma paluksin teil nüüd mingi minuti vaikselt seista ja mõelda nende meeste kangelastegude peale ja austada neid mehi selle vaikuse minuti. Lipud valvel. Aitäh teile! Lipud jalale. Olekski nagu kõik. Meie üritus ei lõppe. Selles mõttes, et võitlus läheb edasi.